Head sõbrad, me hakkame maja värvima. Te praegu mõtlete, et Jaanus, mis juttu saad? Tõepoolest, me hakkame Tarmoga maja värvima ja me kasutame selleks mitte midagi enamat kui oma nutitelefoni, sellepärast et Tikkuril on välja tulnud uus äpp, millega saab väga lihtsasti maja värvida. Näita ette, mina muidu ei usu. Ja, tere Jaanus, see on suht lihtne, et siis võtame äpi, vaatame meie maja üle, kas siis seest või väljas toonid. Meie praegu oleme väljas, valime siis välipinnad ja teeme ühe pildi sellest majast. Nii. Vaatame, et maja äks peale ilusti. Teeme pildi ära, äpp natuke mõtleb, tegi ära. Ja nüüd saame ilusti siin värvikaartidest erinevatest valida. Meie lähme siis fassaadi värvikaartidele, kuna väljas oleme. See on juba kõik äpis olemas, mõte fassaadi värvid ja asjad kõik juba ette antud teil. Valime siit mingi soema tooni näiteks. Natuke tõmbame kontrastust maha. Ja jäigi tegelikult see sama osa, mis valge, nüüd on meil siis juba... Sõbrad, nägite? Maja on värvitud. Ja nii lihtne see kõik ongi, et äpp alla tõmmata lihtsalt ja valida endale meelepärane fassaadi värve ühe nupuvahetusega. Absoluutselt, et Tikkurila Color Master äpp siis on saadaval nii Androidi baasil kui siis Apple rakendustes. Ja mitte ainult välisfassaadid, vaid tegelikult ka toas saate kõik niimoodi nupuvahetusega oma seina ja lagesi kõik asju värvida. Absoluutselt, et kui me lähme tuppa, siis näitan sulle, kuidas seal toimub see asi kõik. Välisfassaadi oleme nüüd ära värvinud ja nüüd tahaks toa seinad ka ära värvida. Samamoodi Color Master äpp lahti ja lihtsalt hakka pihta. Absoluutselt, et siis kohe ma näitangi, kuidas see asi käib, et on võimalus siis reaalajas vaadata või siis eelnevalt teha pilt ja siis valida juba toona äpist. Nii. Ja nüüd võtame pildi. See sama pilt, mis me siit seinast nüüd tegime? Jah, see sama pilt, mis me seinast tegime. Nüüd võtame värvikaardid, mida me soovime vaadata. Võtame siit mingisuguse ilusa tooni. Paneme selle täpi seina peale ja vola. Nii lihtne ongi. Ja nii lihtne ongi. Nii, aga kui me näitame mõnda teist ka veel. Võtame siis näiteks siukse sinakama tooni võib-olla. Aga nüüd, no see on nüüd teie poolt Tikkuril sinna pandud, aga kui mõni inimene tahab näiteks, ta on kuskil mujal mõnda kihvti värvitooni näinud. Ma tean, et paljud käivad näiteks Pinterestis käivad inspiratsiooni ammutamas. See Pinteresti teema, hea, et sa sisse tõid selle, et ma näitan, kuidas selle Pinteresti pildiga oleks, et kui me nüüd leiame Pinterestist mingi laheda pildi, ja nüüd, kui sa oled Pinterestis selle pildi alla tõmmanud, siis võtame sükse värvikollektsiooni, näitame neile oma salvestatud pilti, paneme selle täpi siia punase seina peale, mis meile meeldis, või leiame üles selle tooni. L331. Täpselt. Nüüd lähme äpist tagasi ja vaatame sobivaid värvitooni. Nüüd jällegi võtame selle olemasoleva selle tagumisseina, mida me tahame värvida. Täpselt, fotokogu. Valime siis pildi ja nüüd otsime värvikollektsioonist selle ülevalt luubi peale L331, värv leitud. Värv leitud. Ja ongi värvitud. Ja ongi värvitud. Ja tegelikult sarnaselt saab läheneda ka näiteks siis, kui ma loo algus rääkisime fassaadi värvimist, näiteks ma näen, et naabrimajal on kihvtid värvikombinatsioonid. Tegelikult teen naabrimajast pildi, valin sealt ise need punktid ära, mida ma tahan siis ja saan endale sellise ülevaate. Absoluutselt. Igaks juhuks ma soovitan poes üle kontrollida, võtate need värvilaastud sealt, lähete uuesti teine päev maja juurde, vaatate, et see toon ikkagi klappis. Sest ka äpp hoiatab alati, et nähtud ekraanil võib erineda teatud valguste puhul reaalsusest. Kui inimene nüüd selle Tikkurila Color Master äppi endale alla tõmmanud, kas siis App Store'ist või Google Play'st, ta on vaatanud üle kas siis fassaadi või siis eludaseina, nagu meie täna tegime, ja ta on tooni teada saanud. Mis nüüd edasi? Ja siis oleks järgmine käik võiks olla poodi ja poes siis tegelikult Tikkurila värvistendis, kus meil on erinevad värvikaardid, võtta, sellised värvilaastud on seal tavaliselt olemas, et võtta reaalne see värvilaast, võib-olla sinna kõrvale veel mõned toonid, et veenduda selles tooni õigsuses ja et kui samm veel edasi sealt minna, siis on tegelikult variant, et võtta ka selline testvärvipurk ja värvida näiteks suurema pinna puhul soovitud selline toon ära, et veel korra veenduda, et ikkagi kindel õige toon saaks, et siis jääb ilus. No ja täpselt sellepärast, et see äpp on ikkagi, teeb elu kordes mugavamaks. Saad koheselt üle vaadata, kas see toon üldse võiks mulle sobida. Et kui võib-olla esmapilgu mõnel tundus selle äppi kasutamine, võib-olla natukene mõned kohad jäid keeruliseks, siis tegelikult Tikkurila veebilehel on ülimalt lihtsaks kõik videode näol see õpetuse asjad ära toodud ja alati saab ju teile tasuta värviliiniga helistada. Jaa, 12011. Helistage siis meile ja jõudu värvimisel.
Tšau.